rõõmsin näha üle hulga. Mina liigun alati, kui on midagi pakutakse. Siis valitsin, eks ole, ja raamatus Pansoga asja. See on see Pansoga asi, eks ole. Ja siis ma avasin ta selle koha. Kaas on siin Eesti väljalt täna. Ja piruka jälgedega seda on mingi see on ikka väga rõõmne. Sõltus süüa. Sõltub kordist. Lugupeetud külalised, head kolleegid. Täna oleks Lennart Meri saanud alles 90 aastaseks. Ja ma arvan, et kõigil, kes on siia kogunenud, on temaga mitmeid vahvaid mälestusi, kuid meie jaoks, meie kui raamatukogu, kui teadusraamatukogu jaoks on oluline nüüd tema saavutused teadusvallas ja kui kirjanik. Ja selle tõttu oleme mõelnud selle näitusega lihtsalt avaldada lugupidamist oma raamatukogu ühele kuulsamale stammkundele, kui nüüd öelda, legendaarsele lugejale ja komplekteerinud siin siis tänu Mart Merele Lennarti kõik ilmunud raamatud, nagu need välja, paari raamatut Mardil ei olnud, need leidsime me õnneks oma kogus ja peale selle oleme siia pannud siis ka veel Lennarti kõnedekogumikud, tema tõlked teistesse keeltesse. Me loodame, et selle väikese näitusega avastab noorem lugeja ka enda jaoks nüüd sellise nime nagu Lennart Meri ja tahab ka neid raamatuid hakata uuesti lugema, avastab enda jaoks Eestile huvitavama reisikirjaniku, väga hea kõnedekirjaniku ning näeb ütlesi, mida tähendab retoorika kunst oma kõige kõrgemal tasemel, sellepärast et sellist kõnemeest nii kõnes kui kirjas annab tõesti otsida, kui oli selle Lennart Meri. Ja mitte ainult presidendina, vaid ka tunduvalt varem, kui me loeme tema artikleid, kui me loeme tema eessõnu, siis see on tegelikult ju retoorika kunsti kõige kõrgem pilotaag ja oskus leida sidemeid kõige erinevate kultuurinähtuste vahel, poliitiliste nähtuste vahel. Ühtlasi tõestab meile ju seda tõeline erudiit ja vaimuaristokraat Lennart Meri ju oli. Aga Lennart Merega seoses, nagu ikka, peaks rääkima võib-olla ühe anekdoodi tõesti sündinud loo. Ja see on aastast 1989, kui ma esimest korda Lennart Merega tutvusin, sõitsime tagasi Stockholmist samal laeval ja kohtusime temaga siis Siljalaini ühes baaridest ja saime omale tuttavaks seal ning Lennart oli käes suur kohver, minul ei olnud midagi käes ja Lennart ütles mulle, et olge hea hoidke korraks mu kohvrit. Ma siis mõtlesin hüva, see oli veel see aeg, kui kohvrit tuli kanda, mitte järele vedada. Ja võtsin selle kohvri, hoidsin oma käes, Lennart võttis taskust sigaretipaki, teisest tikud, tõmbas enda sigareti põlema ja rõõmsalt hakkab suitsu tegema ja siis ma tahan talle kohvrit tagasi anda, et ega omes, aga ma ei ütlesin teile, et hoidke minu kohvrit. Ja pärast jätkus meil juttu kauemaks, nii et olen hoidnud Lennarti kohvrit. Aga sellest anekdoodist edasi annan ma juba sõnajärje akadeemilise raamatukogu direktorile Andres Kollistele. Arvas Mart, daamid ja härrad, ma ei kavatse anekdoodiga pihta hakata, aga meenutusega küll, ja Mart, mis sa mäletad, me oleme Lennartiga tegelikult olnud
sellest, et meie tutvus alguse sai. Mina olen seisukohal, et see sai alguse Kihnu saare ja Manilaiu vahel, kui me narkoteadlast Kihnu laagrist sõitsime Manilaiule. Su ema oli seal, ma olen temaga seda rääkinud, ta mäletab ka seda väga hästi. Ja Manilaiul me sattusime pulma, Kristjan oli ka. Ma arvan, mina olin võib-olla 27 või 17, midagi taoline. Ja me jäime tormi kätte, nii et me olime sunnitud siis olema terve öö seal Manilaiul ja osalema Manilaiu pulmas, mis oli selline, et võib-olla kõike seda ei olegi tänasel päeval tüdrukuse õhkkonnas sünnis meenutada, aga igatahes oli see üks öelda tõsise saamaste pulm. Ja teine asi, millest ma tahtsin rääkida, on Ülle Kadakase magistritöö Tallinna Vabaduse väljaku neoliitiline asulakoht Eesti samasuguste rannikualade kontekstis. 2010 ja selle juhataja oli Aivar Kriiska. Selles magistritöös räägib autor nendest väljakaevamistest, mis Vabaduse väljakul tehti. Ja muu hulgas on seal näiteks nii. Ligi pooled, 45% leitud kiviaegsetest luuleidudest kuuluvad hülgele. Kütid on peamiselt kröömi hüljest, ning vähemal määral viibrid. Mereimetajatest järgmine oluline osa inimtoidus ja tarbimises oli ringel. Vabaduse väljaku luuleidudest 10% kuulub sellele väikesele delfiinlasele. No võt, metsakalmistul Richard Willems rääkis oma telefonikõnest üleeilsest võib-olla Lennartiga. Mul oli umbes samasugune mõte, et ma küsin ta käest, et mis sa arvad, et Vabaduse väljakul seal on meil üks kell ja väga ilus rist, et võib-olla kuluks sinna hoopis ära üks mälestusmärk sellele viigrile ja nendele inimestele, kes umbes 5000 aastat tagasi seda viigrit siin küpsetasid. Noh, ja nagu te ilmselt arvate, ma küsisin õige mehe käest selles mõttes, et tore on küsida ju selle käest, kes ütleb, et ja, sul on õigus küll, et selle asja võiks teha. Ja kolmas asi, mõistagi ilma hõbevalgeta on imelik siin täna hakkama saada. Võin öelda, et kui nüüd mõelda selle Kihnu laagri ja meie kokkusaamise ajalise raami peale, siis see on enam-vähem täpselt seesama aeg, kus ka Sõbe Valge oli kirjutamisel või ta just oli ilmunud, igatahes see kõik oli õhus. Ja ma võin enda kohta öelda, et Sõbe Valge oli minu jaoks võib-olla see, kus ma leidsin kinnitust sellele, mida ma ka ise nagu tajusin ja üks põhilisi oli see, et aitab sellest porirahva müügist. Meil on suur ja sügav ajalugu, vot sinna ringini välja ja kui nüüd seda mälestusmärki mõelda, mida me Vabadusväljakule ehitama hakkame, sellele ringile ja nendele küttidele, siis on üks asi veel, millest ma tahaksin rääkida, see on kali. Aga see on see kali, mis ei ole taar, pole mõdu, pole õlu ja pole üldse jook.
kali, see kali, seletava sõnaraamatu järgi on linnaste jahu või leivaleotistest, samuti mahlast või muust ainest pärmitoimel kääritatud jook, ka jahule või leivale valatud veest hapendatud jook, taag, kalja tegema, valmistama hapukali, kruuskalja, toidule rüllati kalja peale, õlut tehtud meestel juua, naistel kali kasutada. Aga see pole see kali, on teine kali. Ja see on veerispuu või hoov, pikem jäme kaigas. Näiteks kalamehed ajasid mõrravaadid kalide peal kaldal vette. Pidas nüüd aru, kas ta jaksab jõudu seda kivi välja kaalutada, kali abil kivi reede punnitada. Hõbevalges kirjutab ennast nii. Hariste üldtuntud tunnustust leidnud käsitluse kohaselt on sõna kalev tekkinud sarnaselt sõnaga tugev. Aluseks oli konkreetne mõiste tugi, millest kujunes üldisem ja abstraktsem tugev. Nii ka Kalevi ja Kalevi suure tähega puhul. Aluseks oli kali, millest kujunes Kalev jõulise, suure ja vägeva inimese tähenduses. Kali on kang, väga tähtis kang. Kalid olid paadirulli pööramise puu. Läänemere muinaslaev oli universaalne, ta sõitis nii merel kui jõgedel, ületades veelahkmeid lohistitel, kus laeva nihutati kalide abil edasi. Ja viimane siit. Kali oli tugevast puust, sitke ja murdumatu. Käepära. Peaks kaasajast rääkis sõna jõust ja sellest, kuidas me oma vaidlusi just praegu oleme hakanud lahendama. Seal on palju erinevaid lugusid ja kõige rohkem laineid on öelnud tema siis Lennarti Püütese lugu ja see on tõesti kõige põnevam ja mida ta päris nii võib-olla see ei toimu, siis tõenäoliselt, et midagi sellist võis juhtuda on erakordselt suur. Ja see on selline see hõbevalge mida ja siis siin näitusel on näha just see viimase aja allvoos on siis ikkagi tema kõned, mida siin distsipliinis on eesti keeles on 3 sellist põhilist kõnede raamatut. Presidendikõned, riigimured ja 3. on siis poliitiline testament. Ja siis on igasuguseid selliseid teisendusi, kas mõnes võõrkeeles, näiteks saksakeelne kõnede kogumik, ingliskeelne, mis me panime kokku koos Edward Lukasega 10 aastat tagasi. See üks kummaline seik on see, et inglise keeles on Lennart väga vähe kättesaadav, väga vähe inglise keelt tõlgitud ja siis Edwardiga mõtlesime, et vähemalt üks kõnede valikud peaks olema, mis kokku panime. Ja siis jah, läti keeles kõnede valik ja üks väike vihik, mis ma ungarlastele tegin Sombatei ülikooli
niisuguses väikeses raamatusarjas. Vot umbes nii. Ja üks raamat, mis mul oli endal ka ajast täiesti kustunud, see on siin vitriinis, mille kaas on nii jube, et raamatukogu on selle lahti keeranud. See on Valdemar Panso ja Lennart Peri ühine raamat, mis mul oli mälus täiesti kadunud. Ja siis, kui ma hakkasin vaatama, mis bibliograafia ütleb Lennarti teoste kohta, siis avastasin, et ohoh. Seda ma isegi kodust ei leidnud. Ma tean, et see meil kodus on kuskil olemas, aga kui ta on mälust läinud, siis sa ka ei tea, kus ta raamatu riiulit asub. Selle nad tegid siis aastal 1983 Eesti Raamatus. Seal on Hansa uisimulik inimene ja Lennartit on siis uuesti firmaliste tänaval ja siis üks päris tore reisikiri Lääne-Saksamaalt, mis ilmus Loomingus 76. aastal. See Mannipäev Mannikule, kui ootamatult Lennartil tekkis võimalus sõita ühele Toomas Manni konverentsile ja siis ta sõitis läbi Ida-Saksamaa. Ja uskumatu küll, ka see Ida-Saksamaal ta kauples ennast reisiraami vedurisse ja sõitiski selle Ida-Saksamaal seal veduris. Siberis loomulikult, seal tekib see võimalus väga ruttu, aga Ida-Saksamaal see oli päris tore selgitus. No vaat niimoodi, et kui omal ajal ilmus laevapusid rohelisel ookeanil, siis seda peeti laste raamatuks. See kaas on selline skaudid kuskil arutamas. Aga illustraator on Hans Viidalep. Ja Hans Viidalep tihtipeale ongi just selline tore, ilus, natuke lapselik, aga sügav stiil aga siis millegipärast perepärimuses või võib-olla mul vanaema ikka rääkis, et Lennart oli natuke solvunud, et seda peeti laste raamatus, et tahtis olla ikka päris raamatu. Aga see võib olla ka selline leebe ja folkloor. Nii on, nii et aitäh. Tuttumist oli tõsta päris huvitav taas nende laua peal kopeerida. Et siit joonistusid välja sellised huvitavad mustrid ja vaatame, see itaaliakeelne õbevalge on natuke selliseid õrnu värinaid Itaalias ka tekitanud. Tänapäeval on väga raske pääseda kuskile üldse raamatu kaudu, et kui itaallased teeksid blogid, YouTube'i mingid klipid ja siis veel igasugused mängukaardid või mis igatena, siis hakkab võib-olla see õbevalge seal ka rohkem levima, aga pisitasa ikka. Et igatahes Itaalia kirjastus, see oli päris uskumatu jah, et nad olid nii õhinal valmis Itaalia kirjastus, et vaatame, kas Itaaliast läheb, siis tõi prantsuse keel, et meil on seal head koostööpartnerid ja aga vaatame tõesti, kas Itaalias läheb ja mis Prantsusmasse. Aitäh! Mida meid minu? Kas Harri vist pakub üleval? Ei, räägi see. Mart pakub üleval nüüd siis pirukat. No kumb siin? Mart või Harri? Mart. Nii et järgime. Vabandust, teate, üks lugu on meil veel. Meie hulgas on siin Aivar Niinemägi, kes on ühe väga toreda kodanikualgatuse looja juba aastaid tagasi. See kodanikualgatus tegeleb suure lennukaarega ja me leppisime kokku, et siin
selle hõbevalge joone juures ja üldse siin seltskonnas anname võimaluse ka Aivar Niinemäele rääkida, mis on suur lennukaabel. Väga tore ettevõte. Ole hea. Võta, ma teen teist ka ühe võtabästi ära. Kirisemini ära, sul on veel. Ma püüan nii kõrval võtta ja aitäh, kallis Lennart, lugupeetud Mart Meri, lugupeetavad. Mina olen põllumees ja siis on küsitav, kuidas siis ka põllumees ja Lennart Meri võib kokku saada. Siis esimene kokkupuude oli 1988. aastal. Kohtusime Kirjanike Liidus ja ma olin leidnud 34. aasta taluperenaisest Rootsi vana rahvaselektsiooni sordi rukkist, mis oli Tuule. Ja Lennartile pakkus see väga palju huvi ja me jõudsime Kirjanike Liidu koridoris mõtteid vahetada sellest, et kas see suur pauk võis ka anda siis sellist geneetilist mutatsiooni, et tegelikult rukkis jäi siis nagu aastasadadeks ja aastasadadeks nagu kestma. Siis ta ütles, et ta lubas siis Hans Küütsiga nagu sellest arutada, aga ma ei tea, kas nad jõudsid arutada, aga see oli nagu esimene kohtumine. Aga ma olin juba läbi lugenud Hõbe Valgemaa ja see on nagu väga palju silmi avanud. Ja 2006. aastal ikka jah. Ma töötasin Päike-Maarjas ja siis, kui Lennart Meri suri, siis tema surma aastal meil tekkis mõte, et sellist väärikat inimest oleks vaja ka väärikalt mälestada. Ja Hõbe Valgemaas Lennart Meri kirjutas ikka väga selgelt, et eestlaste jumal Taara lendas Ebaverest Saaremaale, et see oli see suure lennukaare tee. Ja kuskil selle sama lõkke kõrval tuligi see mõte, et seda tulede ketti võiksime kutsuda siis ka suure lennukaareks. Ja see iseloomustab ka seda, kui suur on oma mõtlemises Lennart Meri olnud. Järgmine kohtumine oli küll Hõbe Valgemaaga Minneapolises 1995, kui oli vabariigi aastapäeval Eesti koguduses planeeritud Trivimi Velliste sõnavõtt. Kahjuks lennuilmad olid väga kehvad ja oli teada, et Trivimi Velliste ei jõua kohale. Ja seal õpetaja palus, et Aivar, et kas sa võiksid ise homme kõne pidada? Ma ütlesin, no järsku nagu läbi öö. Aga seal samas Minneapolises oli täpselt see sama Hõbe Valgemaa raamaturiiulis ja tuli võtta ainult see Hõbe Valgemaa ja võtta sealt 3 tsitaati. Terve raamat on nagu tsitaat ja tegelikult kõne oli valmis. Väga väärikas eas inimesed tulid, et suur tänu, et sa nii hästi kõnelesid Lennart Merist, eestlastest, maailma kultuurist. Ja see on nagu jäänud ka mind saatma. Ma mäletan, et härra Karuga me olime samal ajal ka Brüsselis, tema oli märksa pikemalt. Siis tegelikult väga paljudesse maadesse ma rääkisin ka seda jõulutulede sündi. Ja väga paljud maad olid ämmastunud, et ikkagi Saksamaa on see tulede sündimise koht ja mul oli ka Brüsselis see sama Hõbe Valgemaa kaasas ja ma näitasin küll eesti keelsena seda, et vaadake, 1460 on ikkagi Tallinnas esimest korda jõulupuid või kuuskesid põletatud ja see tegelikult see legend kõnetab igat inimest, kui natuke see vähemalt, aga aitäh. Aitäh.
Rahvusraamatukogu on Lennart Meri 90. sünniaastapäeva puhul välja pannud siis väikese raamatunäituse ja siin on väga ilus valik tehtud, et erinevates keeltes, siis saksa, inglise keeles, läti keeles, soome keeles, et tema siis raamatud, mida esitleti ka, kui tema 70. juubel oli mitu raamatuesitlust ka siin Rahvusraamatukogus. Siin on näha ilusti Ellar Grapi 4 presidenti või Lennart Meri kolmandat põlve poliitik või siis igasugused naljalood Meie Lennart ja nii edasi. Nii et Lennart Meri Eestile elatud elu, Oplatka ja nii edasi.